Fujitsu Estonia juures ma hindan väga seda, et sind võetakse kuulda just selle osas, et millest sa huvitatud oled tööalaselt, kus sa sooviksid nii-öelda rohkem enda oskuseid näidata ning üritatakse leida sulle siis koht Fujitsus, kus sa saad näidata enda oskuseid või siis nii-öelda areneda. Mis mulle väga meeldib, on see, et ei ole üks kindel koht, kus sa olema pead ja saad sul on nii-öelda liikumisvabadust natukene. Minu kui nii-öelda algaja arendaja jaoks on see olnud väga positiivne kogemus ja väga väärtuslik. Töötades õppeinfosüsteemidega Fujitsus olen siis saanud ka nii-öelda tuttavamaks selle back-endi poolega, kuidas nii-öelda õis töötab. Tudengina alguses oli üsna keeruline kõik, kus miski töötab. Et see on selline omaette õppimisprotsess ning tööle tulles mõistad, et seal taga on tegelikult veel keerulisem asi. Aga samas, mis on hea selle nii-öelda back-endi poole nägemise juures, on see, et siis eesmine pool muutub nii-öelda selgemaks ja kui sa teed seda back-endi poole arendust, siis sa tead tudengina, mis oleks sinu jaoks mugavam, ehk siis sa tead arendajana, mis on kliendi jaoks nii-öelda võib-olla parem variant või mis meeldiks näiteks rohkem ja siis just sellele rõhku suunata. Fujitsu Estonia juures ma väärtustan seda, et töötajaid hinnatakse ja just häid töötajaid. Et nagu öeldakse, et raske on head töötajad leida. Ma usun, et kui teed oma tööd hästi ning edukalt, siis Fujitsu vastab sulle ka samaga ning on sulle ustav. Fujitsu Estonia juures ka veel väga meeldib on see, et hinnatakse ka töötaja arengut ka nii-öelda siis töötades. On erinevaid võimalusi õppida juurde nii-öelda ülikooli väliselt, ehk siis näiteks Pluralsighti kaudu või LinkedIni kaudu, et ma ise olen päris mitu tundi veetnud Pluralsightis õppides just tehnoloogiaid, mida ma tean, et on mingis projektis vaja olnud ning tunnen, et sellest on kasu olnud ja see on samuti väga väärtuslik asi, mis ma Fujitsust olen kaasa saanud.